Tere kõigile, kes meid täna kuulavad. Ja mina olen Pille, karjäärinõustaja. Töötan siinsamas karjäärikeskuses, kus me praegu oleme. Ja käin enamus aja koolides siis õpilasi nõustamas. Tere ka minu poolt. Mina olen Triin ja olen ka karjäärinõustaja nagu Pillegi. Ja töötan ka siinsamas majas ja peamiselt nõustan ka siis noori. Ja miks me täna siis siin teie ees oleme? Olemegi selleks, et pakkuda mõned soovitused, kuidas siis toetada oma last selliste karjäärivalikutega, et me ju igapäevaselt nendega kohtume ja oleme nii mõningaid tähelepanekuid teinud. Ja mõtlesime, et oleks hea anda seda sisendit ka lapsevanematele. Ja oleme aru saanud, et lapsevanemad vajavad läbi lastega vesteldes, oleme aru saanud, et kindlasti kodudes lapsevanemad ka vajavad natuke tuge, mitte ainult lapsed koolis. Ja lähme siis teile. Lähme, vaatame. Nii. Noorte väljakutsed valikute tegemisele panime siia kirja mõned sellised põhiteemad, mis tekitavad võib-olla mõtteid ja küsimusi, kui me noori nõustame. Ja sealt siis saame pärast edasi minna ja jätkata nende nõuannetega. Ja esimene selline väljakutse, mille me oleme tõesti kohe meelega esimeseks pannud, põhiline asi ongi see, et noored on hädas või neil on nagu keeruline ennast analüüsida. Neil pole seda analüüsioskust väga. Jaa, et võib-olla seda nagu ei ole nagu harjumuspärane ennast nagu analüüsida, et see on nagu üks koht. Ja sageli ka see motivatsioonipuudus või õpilased ütlevad selle peale, et ma ei viitsi või et ma ei tea. Või ma ei tea, just, ma ei tea, mida teha. Kas tegelikult on see, et ei olegi motivatsiooni midagi teha väga, et see on päris keeruline. Ja uskumatu, nii uskumatu kui see ka ei ole, et see oskamatus infot otsida on ka tegelikult noortel probleem. Isegi 12. klassis võib see täiesti probleem olla, kuigi võiks arvata, et see on asi, millega hästi palju tegeletakse, et noored on kogu aeg internetis ja need peaks nagu see info kõik kättesaadav olema, aga kahjuks mitte. Ja siis see planeerimise osa ka, et isegi kui mul on mingi siht, siis kuidas sinna nüüd jõuda, mis ma siis nagu tegema peaks, et mis sammud tuleks astuda, et võib-olla see nagu eesmärk on nii kauge ja ei oska nagu panna neid pisikesi samme paika. Ja samas mõnel on ka mitu eesmärki, et siis ongi, et seda valikuid on nii palju, et kunas, mida, mis täpsemalt, et seda segadust on ka neis päris palju. Just. Ja tihtipeale me oleme märganud, et lastakse ennast mõjutada otsuste tegemisel või nad ei märkagi, et nad lasevad seda teha, vaid see kuidagi tuleb, nagu juhtub niiviisi, et aga meie kõrvalt vaadates saame aru, et see võib-olla pole päris see, mida nad ise tahaksid, aga see on kuskilt väljast nagu neile nagu tulnud. Ja siis on kohe näha, et ta ei ole väga sisemise rõõmuga ei suhtu sellesse valikusse. Ja siis viimane selline punkt, mis me otsustasime välja tuua, on selline poolikult tegutsemine, et midagi nagu tehakse selle eesmärgi või selle valiku langetamise suunas, aga võib-olla ei ole see nagu nii läbimõeldud, mõtestatud või tehakse hästi hüplikult, et siit-sealt midagi natuke ja siis pärast võib-olla raske hoida seda selgust, et miks ma nüüd seda tegin või et mis see seos on. Või jääb see viimane samm nagu ära, et mul oli hea näide selle kohta, kuidas õpilane oli kõik välja juba otsinud, teadis, mis kooli ta tahab kandideerida, kutsekooli, kõik oli välja vaadatud ja mõeldud, aga see viimane asi jäi ära, et ei registreerinudki ennast sinna kandideerimisele ja ükskord hakkas juba kool pihta ja oligi hilja. Nii et ka seda võib juhtuda. Aga lähmegi nüüd nende soovituste juurde. Et siin me oleme siis need kõik niimoodi ära kuvanud, aga me hakkame neid ühekaupa läbi käima, et nendest siis põhjalikumalt rääkida ja siis nagu lisaks niisuguseid nii-öelda näpunäiteid või mõtteid, ideid juurde anda. Aga lähme siis selle esimese juurde. Et võib-olla esimene selline üldine soovitus
igas vanuses. Igas vanuses, jah, just. lastele. Noh, et ikkagi neid erinevaid tegevusi ja kogemusi ellu tuua neile. Et kui me nõustame ka ja kui sellel õpilasel ei ole öelda, et mis talle meeldib või et mida ta kogenud on, mida ta teinud on, et ta tulebki õhtul lihtsalt koju ja istub arvutis või mängib arvutimänge, et siis on natukene nukker küll, et siis me ikkagi proovime julgustada teda tegutsema, aga jah, kindlasti on sellest palju tuge, kui ka lapsevanemad ikkagi nagu suunavad, hoiavad kätt pulsile, et see laps saaks erinevaid kogemusi. Jaa. Ja samas, kui ongi niiviisi, et ta ei leiagi mingit sobivat huviringit, see ei pea ka alati olema see, et ta ongi mingil kindlatel kellaaegadel käib kuskil. Mõned lapsed on sellised, kes tegelevadki mingisuguste oma huvidega tõesti seal läbi interneti või sõpradega või ta ise nokitseb midagi. Aga samas siis tuleks ikkagi lapsevanemal vaadata, et see ikkagi on see päriselt huvi, et ta lihtsalt ei mängi seal tuimalt. Aga samas ka see, et lapsevanema kaasaks siis last sellisesse igapäeva elu planeerimisse ja tegevustesse, et ta saaks sellise tunde, et ma võin midagi otsustada ja ma oskan juba otsustada ja ma tean, missugused tagajärjed minu otsustel on. Et vahest, kui on ka nii, et lapsevanem nagu lubab midagi otsustada, aga siis ta juba paneb selle padja alla, enne kui see kukkumine toimub ja laps ei saagi nagu seda kogemust kätte, et mis siis juhtub, kui ma niisuguse otsuse päriselt teen ja nagu need tagajärjed ja vastutus kaob nagu ära. Et seda peaks juba väiksest peale treenima. Ja siis tegelikult me panime siia ka sellised, see töövarjupäev ja tööle kaasa nagu, need on sellised üleriigilised päevad kord aastas, aga tegelikult seda võib ju tihedamalt teha. Et just, et see laps saaks selle päris maailmaga kokku. Et meil on olnud nõustamisel päris palju seda teemat, et me küsime, et mis amet sind huvitab või et millal sa mõelnud oled, ja siis öeldakse mingi amet, mida on nagu telekas seriaalist nähtud, et tundub hästi äge, on ju, ja siis küsisin ka, et oled sa nagu päriselus ka selle ametiga tuttunud, et kuidas ta päriselus on, et siis sageli on see, et jah, ei teagi. Et just nagu seda päris maailma nagu lähemale tuua, et võtta enda töö juurde kaasa, sest ka seda on, et õpilased ei oska rääkida, et millega vanemad või lähedased tegelevad, et ei teata, et mis see töö sisu on või mis see eesmärk sellel tööl on. Just, et siin on erinevaid näiteid siis, et vabatahtlikud tööd pakkuda oma lapsele, et kui muidugi on tore, kui ta saaks suvel töötada ja saaks taskuraha teenida, aga kui ta on veel nii noor näiteks ja tal ei ole võimalik või ta lihtsalt ei leiagi seda tööd, siis innustada tegema siis midagi vabatahtlikus korras, et ta lihtsalt mingi kogemuse saaks või töö kogukonnas või kellegi teise aitamine, abistamine, kõik see on oluline, et teiste märkamise ja kogemuse saamiseks. Nii et ja innustada just, et tihtipeale õpilased on nagu sellised, et ma ei tea, kas ma oskan ja kuidas ma hakkama saan ja et anda seda natukene seda tõuget ja julgustada neid ja miks mitte siis ka, et ta saaks kuidagi selle kodust eemaloleku mingi kogemuse, et see on ka oluline. Ja tegelikult see viimane punkt ka, et igasugused projekte nii vabatahtlikus korras ka on tegelikult nii Eestis kui välismaal, et siin võib-olla 16+ vanus on juba välismaal ka reaalne variant, et minnagi mõnda noortevahetusse, et ka see on niisugune keskkonnast välja minemine ja jälle uute inimestega suhtlemine, selle silmaringi laiendamine, mis on tegelikult ka selle kogemuste saamise mõte. Ja muidugi iga lapsevanem tunneb ise oma last, et seal ei saa olla niisugust nagu jõuga surumist, et see on väga delikaatne asi, aga lapsevanemal tasuks sellele mõelda. Innustada küsimusi küsima, et see tegelikult läheb päris palju kokku ka selle esimese punktiga, et mis meil oli seal, et mis me näeme, et mis probleemid on, et ei osata ennast analüüsida, et
siin ongi see koht, et kui ei küsita enda käest küsimusi, siis ei teatagi, milline ma siis olen. Saadakse mingi kogemus, tehakse midagi ära, okei, oli midagi, aga mis mulle seal meeldis, mis ei meeldinud, miks see mulle oluline oli, mis ma sealt õppisin? Kõik selliseid küsimusi võiks küsida ja alguses ei oskagi laps seda ise teha, et alguses tasub siis lapsevanemal küsida, mitte et ma kuulan teda üle, aga lihtsalt nii, et nagu siirast huvist teada saada, et kuidas oli, mis sa tundsid, mismoodi läks. Et see on väga oluline just sellise analüüsi juures. Ja ongi, et siin on mõned näited, mida võib küsida, aga tegelikult et oleneb vanusest, et lihtsamaid küsimusi on keerulisemaid küsimusi ja just see unistamise teema ka, vaata, et andagi võimalus nagu lastagi täiesti lahti igasugusest, ma ei tea, rahast, ma ei tea, ühiskonna ootusest, mis iganes, et mida ma päriselt teeksin, kui kui mingeid piiranguid ei olekski. Kõik on võimalik, mida ma siis teeks, lapsevanemaid hirmutab see tihti, et mis asja, mingisugused õhulossid, et see ei ole ju võimalik, et nagu tegele praktiliste asjadega või et ära loo endale mingisuguseid illusioone, et kus nad siis veel unistada saavad, kui mitte noorena, et on siis illusioon, aga ta peab ise selleni jõudma, et see on illusioon tema jaoks, et lubage neil unistada, et ei ole vaja neid niiviisi nagu kogu aeg sikutada sinna maa peale, see elu sikutab nii ehk nii neid sinna, kui vaja on. Aga see ülesanne seal, et pane kirja 100 tegevust, et see on paras väljakutse tegelikult, see ei ole niisugune ülesanne, et nii, ole hea, võta nüüd kullakene see paber, pliiats ja pane see 100 tegevust kirja, mida sa oskad või millest sa hea oled või mis sulle meeldib. Et see võiks olla ikkagi selline nagu pikaajalisem protsess, et ongi mingisugune list, suur paber seina peal ja saabki sinna siis järjest juurde kirjutada ja see võib-olla tekitab ka sellist hasarti ja et ma olen mingi kogemuse saanud, mis ma sealt õppisin, mida ma nüüd oskan või mis mulle sealt meeldis ja ma panen selle kirja. Ja kui see list on sul nagu olemas juba, mõtle, kui tore, hakkad kooli lõpetama või hakkad otsima nii, et mis need minu valikud võiksid olla ja siis tõmbad seal nendest tegevustest jooned alla nendele, mis sulle kõige rohkem hetkel meeldivad, millega sa jätkata tahaksid. Lihtne, polegi muud vaja. Ja, et võib-olla mõni lapsevanem ka, kes mõtleb, et võiks uusi väljakutseid endale nüüd vastu võtta, et saab samamoodi seda harjutust teha, et see on nagu kõigile mõeldud. Jah, terve perega. Jah, näiteks ühisprojekt. Nii. Ja siis selline, suur punkt, et toeta info leidmisel, tõlgendamisel ja planeerimisel. Vot seda me tajume vist kõige rohkem siis, kui ongi mingisugused kandideerimised või mingid sellised punktid nendel õpilastel elus, et mul on nüüd vaja mingi dokumendiga, mingi õppekavaga tutvuda, sisseastumistingimustega, vastuvõtukord, mingid sellised dokumendid, mis tegelikult ka meile vahepeal on väga keeruline lugeda, et loeme seal nõustamisel vahepeal koos õpilasega ja proovime ka aru saada, et selles mõttes see ongi see koht, et mõni laps võib olla väga iseseisev ja ütlebki, et ma saan hakkama, aga võiks olla selline nagu niisugune toetav suhtumine lihtsalt, et kui on vaja abi, et siis kindlasti julge pöörduda, aga võiks natuke nagu ise võib-olla tunda huvi, et kas kõik on nagu okei, et kas sa tead, mis ajal on mingi tähtaeg või oled sa vaadanud õppekava, et nagu märgata mingite küsimustega näiteks. Aga selles on see koht, et ei ole niisugune kontrolliv. Täpselt, et see on siiras, tõsine huvi, et see tekitab, et see on jälle see tasakaalu leidmise koht, et võib-olla mõni lapsevanem kardab tõesti, et ma ei hakka teda üle kuulama, et ta on suur juba ja saab hakkama, aga samas võib-olla laps tunneb, et okei, lapsevanem ei tunnegi, et ema ja isa ei huvitagi üldse, mida ma teen. Ja siis samas see teine pool, eks ole, et mis asja nad pärivad kogu aeg. Et see on see tasakaalu leidmise koht, et see tuleb iseendal siis nagu leida. Aga jah, et see tõlgendamine, info tõlgendamine ka, et ei vaadataks, et jälgida, et see lehekülg, kus sa selle info saad, et see tõesti oleks värske, et info oleks värske, oleks just nüüd selle aja kohta, kui temal seda vaja on, et ei ole eelmise aasta info seal, või siis, et kui ma ei leiagi seda vajalikku infot ülesse, et
siis julgustada last, et ta ise kirjutab kooli, helistab sinna, jällegi nii tore harjutus iseseisvaks eluks, ärge võtke seda võimalust talt ära, et julgustage tal seda tegema. Et mul alles siin hiljuti oli õpilane, et küsisin, et no, et kuidas see on, et mis suunad sulle siis huvi pakuvad, et need koolid sa oled välja vaadanud. Siis ta, ei, ma ei tea suundades midagi, aga mu ema teab. Et noh, tore, kui ema teab, see on väga hea, aga kena oleks, kui ikkagi siis te omavahel niiviisi kommunikeeriksite, et laps ka ikka teaks siis, millest jutt käib. Jah. No seal on veel üks, mis meid nagu kripeldab, räägime ikka selle ka ära, et kui vaatame, et nii, et 9. klass on läbi ja suur see kandideerimise ralli on ees ootamas ja siis õpilane ütleb, et jaa, aga mu pere läheb tegelikult reisile sellel ajal, kui need kandideerimised on, siis me mõtleme, okei, et huvitav, kuidas niisugust asja siis planeeriti, et kas ei mõeldud siis selle peale, et nagu jah, mõelge natuke läbi oma pereplaane, lähtuge siis kõigist pereliikmetest, et soovitaks seda. Jah, et võib-olla laps ei taha ka, et pere reisiplaane rikkuda, aga tema jaoks tegelikult see kooli kandideerimine hästi oluline samm, et ma usun, et kindlasti on hea koju tulla ja võib-olla jagada emotsioone ja kõike seda, et jaa, ikkast toetust just. Nii. Jah, ja siis selline viimane ongi kokkuvõttes, et usalda, aga küsi, tunne huvi, et see ongi seesama ikkagi, et koostöös ja olla selline toetavas rollis. Nii. Ja juba 4. Suunata siis planeerimisele, et peale seda info otsimist oleks ka siis nagu planeerimine, et mida... Tegutsemine. Ja sellele planeerimisele järgneks just see tegutsemine. Et seal võib ka takistusi tekkida, mingisugune, ma ei tea, tõrge, et ei julge, unustab ära, mingid muud asjad löövad üle pea, mis iganes, või aega on liiga palju ja järsku enam ei ole, et natuke seda kätt aidata pulsil hoida ja jälle küsida, et mis su järgmine samm on, kas oled mõelnud juba, et järsku teeme mingisuguse listi kuidagi, paneme kuidagi kalendrisse või kuidas keegi siis tunneb, aga jah, et natukene seda kätt pulsil hoida. Jah, et tulekski võib-olla aru saada, et mis etapis see laps on, et kas ta nagu veel planeerib, mõtleb, on ju, ja ta tõesti ei julgegi tegutseda või ta ei tea, kust alustada, on ju, et võib-olla seda kohta nagu kombata ja ikkagi nagu toetada seda tegutsemist, et nagu Pille välja tõi, et see sõber või mingil juhul saab ka ise aidata natukene, et tal oleks see julgem, aga jah, nagu iga kogemus tuleb kasuks, et ma arvan, et see tegutsemine on hästi-hästi oluline ja sageli see jääb ära, sest et see on see mugavustsoonist välja tulek, on ju. Et planeerida on kuidagi turvaline, aga siis on vaja tegutseda, see on nagu kuidagi hirmutavam. Et see on oluline mõelda läbi. Nii, ja olemegi jõudnud viimase juurde, mis on selline ka väga oluline ikkagi meie jaoks. Et otsuse tegemine, otsuse langetamine. Siin on nagu ka erinevaid näiteid selle kohta, mismoodi see kuskil pool kellelgi probleemi võib tekitada, aga praegu me tõesti paneksime südamele, et lapsevanemad, et usaldage oma laste otsuseid, et parem olgu see halb otsus, kui et üldse otsustamata jätta, et siis ei tule ka tegutsemist ja siis ongi selline kõõlumine kogu aeg ja selline see on väga keeruline seis, et pigem julgustada teda otsust tegema ja mitte hakata kritiseerima seda otsust, mis laps on vastu võtnud, et millal ta siis veel neid halbu otsuseid saab teha, kui mitte oma vanemate toetavas ringis, et see ei riku ta elu kuidagi ära, et noorena tehtud ei ole halbu otsuseid selles mõttes noorena, et kõigest saab välja tulla, kõigest on võimalik uuesti ümber otsustada, kõik on võimalik muuta, lubage tal teha see otsus, et ta saaks selle tagajärje ka kätte, selle vastutuse tunde. Et see ei ole midagi nii hullult hirmsat, et me ikkagi kuuleme hästi palju õpilaste käest, kuidas nad räägivad, et appikene, nüüd ma pean selle otsuse tegema, kui ma valesti teen, siis on kõik läbi, siis mu elu on rikutud.
see ei ole nii. jah, ja sageli on neil ka see nagu hirm, et ega vanemad ju ootavad minult, et ma läheksin sinna või ma jätkaksin seal koolis, erialal, mis iganes. Et ma saan ise ka sellest ootusest aru, et kui mina ise ka nagu peale gümnaasiumi siis olin valikutes, siis ma ka nagu tundsin seda, et peaks ikkagi ülikooli minema, et see on see loogiline jätk, on ju. Ja minul läkski nii, et ma valisin eriala lihtsalt, ma ei tea, lemmikõppeaine järgi ja sain aru, et tegelikult nii palju see ka nüüd ei huvita. Aga valisin ümber, läksin teist eriala õppima ja nüüd töötan sellel ajal, mis mulle meeldib. Et selles mõttes ma võin omast käest ka öelda, et tõesti see aeg ei ole nagu maha visatud, et ma sain nii palju kogemusi ka sellel nii-öelda valel erialal õppides, et ja palju küpsemaks ja palju selliseid akadeemilisi oskusi tuli juurde, mida kindlasti läheb vaja, et ükskõik, kuidas su nagu eluteega ei jätkuks, et ja siin on nagu erinevad ootused tõesti, et laps võib ka ise endale neid ootuseid tekitada läbi selle näiteks, et ühel või vennal on väga hästi läinud, ta on väga head valikud teinud, ta on väga edukas ja siis ta tunneb, et aga mina, kuidas ma ei oska ju ja ma ei tea. Ja tegelikult ongi, lapsed on ju nii erinevad, et ei saagi olla ühtemoodi ja nad ei saa kõik ühtemoodi tegutseda, ühe elu läheb nii, teise elu naa. Et seal tuleb nagu seda märgata või seda natuke seda pinget maha võtta. Et kuigi ma saan aru, lapsevanemal endal on ka pinge sellega seoses, et me tihtipeale lohutamegi õpilasi ka sellega, et ära muretse, et tegelikult ema ja isa samamoodi pabistavad nagu sina, on ju, et sellepärast nad käituvad nii või ütlevad sulle nii, et see on mure, sellepärast nad muretsevad su pärast. No jaa, võib-olla tõesti. Et siis nagu see pool ka, jah. Jah, üldiselt ju vanemad ikkagi tahavad, et sul läheks ju hästi ja et olekski võib-olla turvalisem, on ju, et ei olekski selliseid mingeid valikuid, et kus nagu võib-olla ei ole nii turvaline. Et jaa, aga jah, et võib-olla seda suhtumist võtta kaasa, et iga kogemus tuleb kasuks. Et kui ongi mingi tunne, et ma ei tea, kas see nüüd on päris see, aga ikka tahaks proovida, siis kaotada pole nagu midagi. Et seda võib-olla võtta. Palun võtke pinget maha neil selle nagu otsustava otsuse eel, et see ei ole nii otsustav elu mõttes. Jaa, et siinkohal me saame jälle soovitada seda karjääripäeva, mis meil just oli, järelvaadata, et peagi tuleb see Eesti Töötukassa YouTube'i kanalile, et saate kenasti järgi vaadata ja kellel on siin võib-olla põhikooli noored, siis on juba jaanuaris ka meil üks karjääripäev toimus, kus me ka rääkisime tegelikult kooli kandideerimisest, valikute tegemisest, et see on juba meil kenasti YouTube'i kanalil olemas. Saate sealt vaadata kas koos lapsega ise ja siis soovitada lapsele. Ja siis homme on võimalik tulla nõustamisele ja gruppidesse, erinevatesse töötubadesse, kus saab võib-olla häid mõtteid, kui lapsel on näiteks gümnaasium lõpetamisel või mis tahes olukord. Et see ei olegi oluline, kui vanad on ja mis etapist oma eluga on. Et võite siis oma lapsele soovitada, võite ka ise tulla näiteks, kui tunnete, et laps ei ole valmis tulema, aga teil on mure, teie tahaksite rohkem infot, et siis... Ja seda siis minukarjäär.ee, et seal on kenasti meie ürituse info olemas, saate sinna klikkida ja seal saab ka kenasti registreerida. Nii, aga jah, et meie põhipunktid on niimoodi kokku võetud, et mis me siis nii-öelda nägime, et me need 5 peamist, aga tegelikult oli päris keeruline valida, et mis need 5 võiksid olla, et kuna me ikkagi iga päev kohtume noortega ja neid teemasid on nii palju, noored on nii erinevad, et siis ongi see koht, et mis need nüüd 5 oleks, et anda kaasa. Aga jah, ma usun, et selles suhtes mingid mõtteainet kindlasti saite ja tegelikult meil on ju kohe-kohe algamas ka vestlusring, kus ilmselt saate veel mõtteid ja ka Pille osaleb seal, et saab ka veel oma mõtteid, võib-olla lapsevanemana anda. Just. Et selles suhtes
aga jah, aitäh teile kuulamast, täname teid. ja võimegi siis jätkata vestlusringiga. Tere! Ka minu poolt, mina olen Liis Süsmalainen, karjäärikeskuse juht ja modereerin siis tänast vestlusringi. Et vestlusringil on meil siis lapsevanemad ja erinevad spetsialistid, siis, kes järjest siis tutvustavad ennast ise, aga ma enne veel mainin, et ka teil on võimalus küsimusi küsida. Meil on teatud hulk küsimusi ette valmistatud, aga kui teil on kodudes küsimusi, siis küsige oma küsimused, et selleks on link kenasti olemas. Aga alustame ehk siis tutvustamisega, et tutvusta ennast ja kuidas sa oled seotud lastega, lapsevanematega, mida sa igapäevaselt teed? Minu nimi on Aivar Haller ja ma olen 3 lapse isa. Neist siis noorim on praegu 15, lõpetab põhikooli. Minu ühiskondlike ametite seas on Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liige, kus ma siis olen juba 18 aastat. Ehk siis selles ametis olen ma käinud mööda Eestimaa koole. Ja neid koole on siis juba üle 500, peamiselt olen kohtunud siis lõpuklasside õpilastega, kell 12 pooleteiseks tunniks siis õpetajatega, kella 3 pooleteiseks tunniks ja õhtul 6 lastevanemate koosolek, mis on teinekord läinud ka südaööni. Ja siis ma usun, et olen ühte koma teist teada saanud selle kohta, et mis siis koolides toimub ja mida noored mõtlevad ja kuidas õpetajad näevad asju ja mida lapsevanemad soovivad. Et see on minu taust. Väga mitmekülgne. Ja. Tere kõigile ja aitäh kutsumast. Mina olen Piret Varik ja töötan Rajaleidja Harjumaa büroo psühholoogina ja olen ka meie keskuse juht. Ühtlasi olen ka lapsevanem. Minul on siis kohe 10-seks saav poeg Fred ja 16-aastane tütar Sandra, kes siis samamoodi hakkab kohe lõpetama põhikooli. Aitäh! Ja Pille siis ka. Mina olen siis Pille Simrel, karjäärinõustaja. Töötan siin karjäärikeskuses, nõustan õpilasi juba 5. aastat. Mul on endal 3 täiskasvanud last. 31-aastane on Austraalias, 26-aastane töötab juuksurina ja 21-aastane tuli kaitseväest just välja ja vaatab elu lahtiste silmadega ringi, et mis edasi teha. Et sellises lapsevanema seisuses olen ka siis. Ja Pillel veel varasemast ka õpetaja kogemus ka. Ja pikk õpetaja kogemus 15 aastat. Just, et kogemuste pagas missugune, et kes kuidas siis igapäevaselt laste ja lastevanematega kokku puutub. Ma omalt poolt siis lisan ka, et me siin enne vesteldes leidsime, et meil 3 siin on tänavused 9. klassi lõpetajad, et minul ka vanem tütar siis lõpetab 9. klassi, teised väiksemad on 2- ja 10-aastased. Et oleme siis kõik nii lapsevanemate rollis kui ka siis oma valdkonnas spetsialistidena. Aga lähme vaikselt teele, et Pille ja Triin siin enne rääkisid natuke rohkem võib-olla sellest erialavaliku või suunavaliku poolt, aga alustaks meie sealt vaimse tervise poolt, et kuidas teie täna kogete, milline see laste vaimse tervise olukord tänases olukorras on, et meil on siin mitu aastat olnud see COVID olukord, täna lisandunud ka Ukraina kriis, et kuidas te tunnetate täna või olete ka võib-olla seda ajas muutumist näinud, et kuidas on lastel ja noortel olukord selle vaimse tervisega? Kellel on
mõte, siis kohe võib alustada. Tea, et ma täna siiapooli sõitsin, siis ma mõtlesin just selle peale, et see vestlus sai meil ju kokku lepitud üsna lühikest aega tagasi. Aga et seda, et see meie aeg võib nii lühikese ajaga nii kardinaalselt muutuda, loomulikult keegi arvata ei osanud. Ja tänases päevas me oleme tõesti sellises olukorras, kus me tegelikult mitte ainult siis lapsed ja noored, vaid inimeste tasandil ja ka riikide tasandil oleme tegelikult segaduses. Ja tõenäoliselt ka see meie tänane vestlus saab ühel või teisel moel selles teemas siiski puudutatuna. Samal ajal tõesti me ei saa ära unustada, et jällegi nii meie inimeste kui ka riikide tasemel me oleme juba mitmes aasta koroonaviirusest olnud mõjutatud ja mis loomulikult need pikaajalised mõjud on hakanud siis ka avalduma tõesti mitte jällegi ainult laste, noorte, aga ka kõikide inimeste vaimse tervises ka. Ja need on need teemad, millega me taaskord oleme nüüd siin silmitsi ja seetõttu tuleb nendest teemadest rääkida ja nendest on räägitud ja järjest rohkem, mis näitab ka seda, et see laste noorte toetamise fookus, ehkki me kõik oleme mõjutatud, siis see on laste vanemate täiskasvanute vastutus ja roll. Ja mul on väga hea meel, et sellest rohkem räägitakse järjest ja kui meie president juba ka oma vabariigi aastapäeva kõnes pühendab suure osa sellest väga olulisest sõnumist oma rahvale, meie lastele, noortele ja toob välja ka need kitsaskohad, siis ühelt poolt ongi väga hea meel ja teiselt poolt see näitabki seda, et meil täiskasvanutena on väga palju teha oma laste toetamisel. Aivar, et sa tõid ka enne välja, et sa oled kokku puutunud ju väga pikka aega nii lastega, lapsevanematega, õpetajatega, et kuidas sa seda muutust oled tajunud võib-olla ajas ja kuidas sa tänast olukorda näed? Ja need muutuse tendentsid on täiesti selgelt hoomatavad, et selline paarkümmend aastat tagasi, kui saalitäie noorte käest, lõpuklassi noorte käest, siis gümnasistide käest küsisin, et kellel on nagu selge siht silme ees. Ja kui seal oli selline 200 noort, siis tõusis paar kätt. Et sisuliselt nemad olid siis valmis tunnistama, et jah, nad teavad, mida nad teevad, kuhu nad lähevad. Ja nad olid valmis ka rõõmuga selgitama seda. Siis aastatega on tegelikult tulnud, see number on nagu kasvanud ja neid noori on järjest rohkem, kes ikkagi teavad, kuhu nad tahavad minna ja miks nad tahavad teha just seda, mis nad tahavad. Nüüd, kui vaadata natukene seda pilti võib-olla rahvusvahelisel tasandil, et mul on üks selline amet veel nagu Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja haridusala asepresident. Ja selle kaudu mul on võimalus igal aastal käia paaris Euroopa riigis ja tutvuda nende haridussüsteemiga ja külastada koole ja muid haridusasutusi. Ja seal seega võrreldes ikkagi peab tunnistama, et meie laste selline valikuvõimekus on siiski kesisem, kui seda on nende eakaaslastel mujal maailmas. Ja sellel on ilmselt üsna palju erinevaid põhjuseid. Ja võib-olla, et üks selline tendents, mis on ka näha, on just seesama vaimse tervise probleemid, millega me tõuseme ka Euroopas nagu selgelt, isegi maailmas tõuseme nagu väga jõuliselt esile. Et on nagu teatud korrelatsioon nende PISA tulemustega, siis ilmselt need on nagu
kusagil annavad võib-olla aimu sellest, et see selline teatud tulemustele orienteeritus ilmselgelt on meie lastelt võtnud ära sellise, vähendanud nende loomingulisust ja nende julgust eksida. Ja kui sa ei julge eksida, ükskõik mis põhjuseks, kas sa kardad saada kehva hinde sellest, sest meie hindamissüsteem on ikkagi selline vana hea 19. sajand, siis see pärsib kõik sellist julgust vaadata sinna kuskile tulevikku ja unistada. Ja võib-olla need on sellised esmased tendentsid, mis praegu nagu esile tulevad. Et see vaimse tervise pool, samas ma tahaks öelda, et see on nagu kompleksne kõik, jah. Et see üks on see COVID, lihtsalt tõi selle nüüd nagu jõuliselt esile, aga see on olnud, see probleem on olnud nagu juba julgesti enne. Et see ei ole tingitud COVIDist. COVID lihtsalt tõi selle väga jõuliselt välja ja samas on see ikkagi see tendents ka täiskasvanute seas. Ja see on meil ühiskonnas tervikuna. See on nagu selline tööka eestlase võib-olla siukene väike needus, mis temaga kaasas käib. Mulle tundub, et see on võib-olla siukene oluline asi, mida ka igal asjal on oma pahupooled, headel asjadel on oma pahupooled ka olemas. See on hästi huvitav, et sa selle unistamise sisse tõid, et Pille ka just. Ja mulle tundub, et kui ma kuulasin siin, et siin on ka see, et mingisugusest vanast ajast on jäänud meile sisse täiskasvanutele see, et kui ma hirmutan, siis järelikult ta võtab ennast kokku ja pingutab rohkem. Et mingisugune selline tendents on sisse jäänud ja siis rakendatakse seda hästi palju laste peal. Ja see hirmutamine toimib nagu super hästi, nad ongi väga hirmunud. Mis saab, kuidas ma hakkama saan, täisviieline ütleb, oi, ma ei tea, kas ma saan gümnaasiumisse ikka sisse, et ma pean kandideerima 10. gümnaasiumisse, et olla kindel. Ma ei tea, kõik viied, kuidas tal saab selline mõte tulla, aga mina ei suuda teda ümber veenda, sest tal on see hirme. Aga mulle meeldib selle COVIDi juures see, et järsku nagu ma väga loodan, et seal haridussüsteemist tänu sellele hakkavad suured muutused pihta, sest järsku nagu avastatud, et et ongi õpilased, kellele sobib selline oma ette õppimine ja nad ei vajagi seda suurt klassi seltskonda, nad saavad täiesti iseseisvalt hakkama selle õppimisega. Ma olen nagu imelisi asju näinud, kuidas spordipoisid ütlevad, jumalast hea, mul on nüüd aega nagu teha sporti, ma teen kiiresti oma need õppimise asjad ära kõike ja mul on nüüd aega tegeleda nende asjadega, mis mulle päriselt meeldivad. Muidugi on nende hulgas ka neid õpilasi, kes tunnevad nagu pinget ja ütlevad, et ei, nad ei saa hakkama sedasi oma ette, aga no selge, siis neile sobibki see traditsiooniline, aga et saab nagu eristuma hakata ja saavad nagu erinevad võimalused tulla meie haridussüsteemi, mulle nagu see väga meeldib. Siin see murekoht võib-olla on see, et nüüd kui vaadata neid, kes ei saa hakkama ja ma puutun ka oma selliste nõustamiste käigus päris palju kokku, et see mitte, ütleme siis, võimetus otsustada, et see enamasti ikkagi kaasneb sellega, et kui sul ei ole praktikat. Ehk see tähendab, et sul tegelikult ei olegi olnud kohta, kus sa saaksid otsustada. Ja kui me nüüd teame seda, eks ju, täiskasvanud inimestena, et otsustaja vastutab ja vaatame seda koolielu ja küsime, et kus seal on need kohad, kus meie lapsed on saanud otsustada. Kus kujuneb see alus, mille peale me saame neile öelda, et kuule, sa nüüd vastutad. Kui me räägime kuskil seal 8. klassis demokraatiast, räägime, siis, ja seda ei saada, eks ju, see selge kogemus, et ma olen koolis õpilane ja ma saan osaleda kooli juhtimise otsuste juures, et see huvitab üldse kedagi. Siis see kõik on nagu selline näiline. Ja mulle tundub, et siin oleks oluline mõiste, mis on meie
pedagoogikas ja üldse ühiskonnas nagu jäänud tähelepanuta, see on kasvatussuhe. Et läbi õppimise me omandame uusi teadmisi, loome ajus uusi seoseid, ehk see on meie ajule. Aga kasvatus on nüüd see protsess, kus siis tegelikult kasvataja oma eeskujuga tekitab äratundmise südame tasandil, et see on õige. Aga selle eeldus on, et see jutt ja teod lähevad kokku. Ja kui need ei lähe kokku, siis otsustavad teod. Ja siis oleme me olukorras, kus piltlikult öeldes suitsetav lapsevanem või vastutustundetu poliitik on nagu selline ilmekas näide, eks ju. Sõnad ja teod ei lähe kokku. Ja ükskõik, mis me selle põhjenduseks toome, absoluutselt ükskõik, mis me toome põhjenduseks. Lapsed on väga nutikad, nad saavad väga ruttu aru, et tegelikult on täitsa okei, kui su sõnad ja teod kokku ei lähe. Ja see on see, kus tegelikult me hävitame oma hea tahte. Meie õpetused hälbivad ja hääbuvad, kui nad ei kattu, kui nad ei ole toetatud selle kasvatusliku tundega. Et asjad tegelikult ka on nii. Ja kui me räägime, et sa pead õppima, sa pead tegema seda, on ju, ära roni sinna telefoni, on ju, ja siis meil omal samal ajal, eks ju, lappame seda telefoni seal ja teeme just seda, mida me tal keelame teha, siis see dihotoomia, see toimib. Nii nagu sa ütlesid, et hirmutamine hirmutab, siis see täpselt samamoodi, see toimib suurepäraselt ja see on see, kus me näeme seda, et me oleme targutajad, me räägime, kuidas asjad on, me teame, kuidas nad peaksid olema, me oma tegudega oleme kahjuks hädas, me ei suuda oma tegudega toetada oma sõnu. Ja võt see on see koht, kus me lapsevanematena ilmselgelt peame, ma arvan, kõik, kaasartud mina, peame vaatama peeglisse ja tajuma iga hetk, et kui ma nüüd teen suu lahti, et kuidas siis tegelikult on. Ma selle kriisiteema jätkuks ka veel kommenteeriksin, et jah, et ma olen väga nõus, et igast kriisist või ka siis sellisest ootamatusest, mis meile toob halba kaasa, on tegelikult ka midagi õppida ja eriti kui ta on pikemaajaliselt, siis inimesed kohanduvad, õpivad ümber, tegelikult toimub areng, et mis ongi väga positiivne. Nüüd Rajaleidja poole pealt vaadatuna ma ka lühidalt ütlen, et võib-olla kõik kuulajad ei tea, et Rajaleidja süsteem on siis selline üle-eestiline riiklik võrgustik. Me kuulume Haridus- ja Noorteameti alla ja meie piirkondlikud keskused on siis üle Eesti. Et Arno kodulehelt või siis rajaleidja.ee lehelt on võimalik siis meie kontaktid leida ja vajadusel siis ka kontakti võtta. Et pakume tasuta õppenõustamisteenust. Ja eelkõige pöörduvad meie poole siis lapsevanemad, ka siis haridusasutuste töötajad ja üldjuhul siiski sellisel juhul, kui lapsel kas siis lasteaias või koolikeskkonnas tekivad siis teatud raskused. On ka muid teemasid, aga üldjuhul tõesti. Ja selle COVID-i kriisi ajal on siiski näha, et toimub selline eristumine. Et see kriis on toonud välja siis meie sellised lapsed, kellel see toevajadus on mingil põhjusel suurem. Ja selle kriisi mõjul siis nad on siiski rohkem hätta jäänud. Et on seal siis sellised ka siis arengulised eripärad või siis tõesti ka nüüd need sellised aspektid, mis praegu tulid jutuks, et kui palju on siis sellist, ütleme, kas siis seal enesejuhtimise oskusi või organiseerimise oskust, planeerimist ja sellist iseseisvust, et mis ka võib tõesti olla üks selline kasvatuse osa. Aga selles kohas on ikkagi näha see pool, et need abi vajavad lapsed on rohkem esile tulnud.
kui me nüüd võtame fookust natuke sinna võib-olla lõpuklasside või valikute tegemise suunal, siis millised need mured või küsimused noorte enda peas võib-olla kõige rohkem on ja mis teieni on jõudnud, et kindlasti ka läbi lapsevanemate, aga mis võib-olla on need teemad, mis noori panevad muretsema või millest neil tekib see pinge või mis mõtted nende peas on? Oskate te kohe siit? Aivar võib alustada, kui on mõni mõte kohe. No niisugune otsesõnu öeldes on see teadmatus. Et noored tegelikult, neil on nagu mingisugused sellised oma unistused, nad tahaksid midagi ja samas nad tunnevad seda, et nad ei ole võib-olla päris kindlad, et kas see on nagu see, millega tegelikult võikski edasi minna ja nad tahaksid saada nagu sellist tuge ja väikest nagu sellist tunnustust, et tubli valisid nagu hea suuna ja toimeta edasi ja vaata otsi siit veel seda asja juurde aga see peaks olema selline kuidas ma ütlen, nagu turvaliselt distantsilt nagu selline abi. Et enamasti ikkagi juhtub päris palju seda, et lapsevanemad on oma suunamistes kaunikesti jõulised ja rääkimata niisugusest väiksest klikist, kes oma unistused laste peal välja elab. Aga enamasti kui noor saab on leidnud sellise mingisuguse midagi, mis teda juba kergelt nagu vähemasti tekitab sellise huvivirvenduse ja siis teda suunatakse sinna kuskile sellise raja peale, kus tal on võimalik seda juurde nuusutada natukene, juurde saada mingeid just nimelt kogemuslikult, et see lugemine, terve internet on lahti, eks ju, ja mine ja otsi sealt, aga tegelikult kohtumine inimestega, kes on selles valdkonnas juba midagi saavutanud, see on nagu, mulle isiklikult tundub, et see on nagu kõige üks võimsamaid mõjutegureid, mis noori üldse saab aidata. Ta tõid tõesti sellise huvitava väljendi nagu huvivirvendus, et kuidas see lapsevanem võiks aidata seda huvivirvendust nagu leida või saada, et toetada selle virvenduse leidmisel? Ma tean, kuidas seda võiks haridussüsteemis tervikuna teha. Seda on 100 aastat Waldorf kooli on teinud seda ja seal on nagu väga oluline iga 10 aasta vanune laps on tegelikult võimeline juba väga selgelt nagu läbi kogemuse tajuma seda, mis teda nagu tõsiselt huvitab. Ja Waldorf koolides on näiteks 3. klassis on sellele tuginedes, käiakse läbi kõik vanad ametid. Kõik vanad ametid, tehakse sepatööd, taotakse oma esimene ahjuroopia, tehakse rätsepatööd ja tehakse kingsepatööd ja puussepatööd ja minnakse põllu peale, küntakse ja pannakse seemned maha ja vaadatakse, mis sealt tuleb. Ja see on see, kuidas laps saab tegelikult oma esimese kogemuse ja võt sealt tekib juba mingi valikuvõimalus. Tegelikult Waldorf koolist on võetud aegade jooksul üle juba päris palju asja, kujundav hindamine Eestis, näiteks niisugune hea ilmekas näide ja põhitunnid ja klassiõpetajad ja ma usun, et see võiks olla järgmine asi, mis võiks aidata just nüüd konkreetselt selle karjääri peale mõeldes, eluvalikute peale mõeldes. Mida peaks lapsevanem täna selles olukorras, eks ju, me räägime perspektiivist, eks ju, 10-20 aastat, siis me võime öelda, et midagi hakkab nüüd toimuma, kui me hakkame sel aastal nüüd toimetama. Aga täna lapsevanematel meil on kõigil tutvusringid ja seal tutvusringis on väga ägedaid inimesi. Ja neid perekondlikke koosviibimisi võiks teha
ja sõpruskondlikke koosviibimisi võiks teha täiesti teadlikult. Võt nüüd sellesse ikka jõudnud noored võetakse kokku ja kutsutakse siis, alati on keegi tuttav, kes saab siis tulla ja see on tegelikult nagu selline mitteformaalne koosviibimine, kus siis peredega kohtutakse ja räägitakse muu seas nendest asjadest siis, kuidas sa jõudsid sinnamaani, eks ju. Ja noored on seal, nad on kaasa kutsutud, et kuule, tule, vaatame, et seal võib olla põnev, eks ju, seal on veel su eakaaslas, eks ju, tuleb see ja võib-olla klassivennad, õed ja see on nagu minu soovitus, mis mulle tundub endal, et see nagu töötab. Hästi põnev mõte jah, et isegi mõeldes, et ei räägi väga palju võib-olla ametitest ja tööst ja mida sa teed või kuidas sa oled selleni jõudnud, kui niimoodi tutvusringkonnaga koos istud, et võiks selle täitsa plaani võtta. Me räägime oma täiskasvanute asju, aga meie laste areng on ju meie kui lapsevanemate üks põhiasi, eks. Ja ma arendaksin sealt veel edasi, mul tekkis kohe mõte, et see oli tõesti väga hea idee. Mul tekkis kohe sealt edasi mõte, et kui lahe oleks veel, et kui seda tehakse näiteks nagu töö varjutamiseni, et võetaksegi see suguvõsa või sellise punt neid lapsi kokku ja seal võivad ka väga erinevas vanuses olla, et nad vaatavadki üksteise järgi ja keegi tõesti sealt suguvõsa pundist on valmis siis näitama oma tööd ja neile päriselt nagu laskma katsetada midagi ja proovima midagi. Sest tegelikult ikkagi paljud töökohad on hästi kinnised, sinna on päris keeruline sisse saada nii koolil kui ka, kes neid töövarjutamise neid kampaaniaid teevad, et päris keeruline on sinna sisse saada, et siis kasutada neid tutvuseid kuidagi ära ja just, et see kogemus on nii tähtis. Üks asi, et ma kuulan juttu ja okei, sa oled nii teinud ja sulle see meeldib, see on ka väga oluline, just, et seal hakkab ka juba midagi peast tööle, aga see kogemuse saamine, seda ikkagi ma olen näinud nõustamisel, kui ikka poiss ütleb, et ma olen isaga teinud, võt niisugused ja niisugused asja koos, kuidas ta silm läheb särama ja ütleb, ma tahan kindlasti minna seda auto luksepaks õppima või ma tahan ehitust minna õppima, et ma olen isaga teinud seda koos, see on nii äge. Et siis tunned, et tublid lapsevanemad, lahe, et ma arvan küll, et lapsevanemal on siin väga suur roll, et laps saaks proovida neid erinevaid kogemusi saada niiviisi. Piret, oskad sa midagi välja tuua, et mis nende küsimused või mured nende laste peades on või? Jah, et eelkõnelejatega väga nõus, et kindlasti mida rohkem lapsel kodus ja perekonnas ja võib-olla sugulaste ringis tuleb üldse juttu sellest, et mis ametid keegi peab ja võib-olla saab ka tõesti lähemalt näha, et siis see kindlasti annab sellise pikema mõtte lapsele ka, et mis võiks minust siis saada, kui ma suureks saan. Et väiksed lapsed väga sageli seda oskavad öelda, kes tahab emaks isaks saada ja kes tahab tuletõrjujaks ja siis mingil ajahetkel et pigem juba tekib selline natukene ebamäärasus. Mida rohkem on võimalik ja lapsi kaasata kindlasti ja seda ka tegelikult koolide poolelt, et kuidas mahutada näiteks sinna õppeaasta keskele võib-olla mõni selline külastuskäik või siis kutsuda vestlema keegi, et sageli koolides seda tehakse, mis on väga tore, et pakutakse lapsevanematele, kes on ju üldiselt väga erinevate elualade inimesed, et nad tuleksid kas siis näiteks klassijuhataja tunni ajal ja tutvustaksid natukene siis seda oma töökohta ja räägiksid lähemalt. Küll aga see nii-öelda see koolide lõpetamise aeg, näiteks nüüd see põhikooli lõpp ja et eks ta langeb kokku ka noore arengus üldse sellise huvitava eluetapiga, et ei ole veel enam laps, ei ole veel päris täiskasvanu, et tahaks ise otsustada, aga natukene jääb veel teadmisi ja oskusi väheks ja et mulle väga meeldis, kuidas sa ütlesid, turvaliselt distantsilt, et siis lapsevanem ei jäta oma last üksi, et ta annab nii palju abi ja nõu ja toetust kui võimalik, aga ta ei võta seda nii-öelda täit rolli enda kätte, ehk ta siis pigem
tõesti seal aitab kas infot otsida, et mida rohkem saab lapsega rääkida, et mis need valikud võiksid olla, et mis sulle meeldib. Et vaadata võib-olla koos kodulehtedelt, et praeguses sellises infoajastus info leidmine ei ole mingisugune küsimus, et kui me räägime siin põlvkond tagasi või et praegu lihtsalt kõik tuleb sulle koju kätte, et pigem peab siis vaatama, et kuidas seda infot selekteerida, et mitte sellest niimoodi ära uppuda. Et siin võib ka olla emal-isal oluline roll. Aga anda noorele siiski seda iseseisvust ja otsustusõigust ja kuulata ka, et mida tema räägib. Ta kindlasti suhtleb sõpradega ja nad arutavad ja muidugi iga noor on ka erinev. Et on neid, kes juba maast madalast teavad, et nende tee on näiteks sport või midagi muud seal. Ja siis on neid, kes ei pruugi teada, et mis on ka täiesti normaalne olukord ja siin tuleks ka pigem siis last toetada, et ta jääks nii-öelda siis sellisesse ärevusse, et kõik on kuhugi teel, aga mina veel ei tea, et see on ka väga oluline koht, kus saab oma last toetada, et tuuagi välja see, et jah, on oluline etapp elus, et üks periood saab läbi, nüüd tuleb teha uued sellised valikud, aga need ei pea olema ka lõplikud, et me saame oma elus ümber valida, me saame ümber õppida, tegelikult meil on võimalik ka eriala vahetada või töökohta, et need võimalused on kõik olemas, et katsume teha selles praeguses hetkes selle valiku, mis praegu tundub õige ja siis ongi hästi. Turvaliselt distantsilt oli tõesti hea väljend, et kuidas lapsevanem hoiaks seda mõnusalt turvalist distantsi, et ta liiga kaugele ka ei läheks, et ehk nendel teismelistel tihtipeale kipub see olema, et võib-olla nad juba enam ei lase, kui see suhe on läinud nagu liiga kaugeks või on teineteisest nagu seda võõrandumist rohkem tekkinud, et kuidas seda usalduslikku suhet selle lapsega hoida sellel keerulisel perioodil, kus tema enda peas on ka suur segadus ja võib-olla ka vanema enda peas samamoodi, et vanematel on see samamoodi keeruline periood, et me ei saa öelda, et vanematel on väga lihtne ja noored on segaduses, et tihti on ka vanemad ise segaduses. Et kuidas seda usalduslikku suhet lapsega hoida, et oleks mõnus toetada, et see noor selle toetusega vastu võtaks? Pille, äkki sa alustad, on sul? Ja no ma mõtlen, et mul on, eks ole, 3 last ja ma kohe hakkasin nagu nende kogemuste peale mõtlema, et iga kord, kui nad neid oma valikuid teevad, ma võin ju karjäärinõustaja olla, ma ei ole muidugi nii pikalt ka karjäärinõustaja olnud, aga alati on see ikkagi selline pingeline olukord minule kui lapsevanemale ka. Aga kuidas ma seda siis olen teinud, ma olengi mõelnud, et see sõltub ikka lapsest, et see on kõigi 3 lapse puhul väga erinev olnud. Ja ma ei ole nagu väga rahul ka alati lapsevanem olnud, kuidas mul see õnnestunud on. Vahel paremini õnnestunud, vahel mitte. Aga ma ise olen nüüd tagantjärgi mõelnud, et üks asi, mida lapsevanem peaks tegema, on see, et ta ei süüdistaks ennast. Et kui lähebki midagi valesti või sa näed, et ta ongi õnnetu ja ta läkski see valik halvasti ja ei olnud nii hea võib-olla see tulemus, nagu ta oleks tahtnud. Et kui lapsevanem ennast selles ka veel süüdistama hakkab, see on nagu topeltkoormus lapsele ka seda taluda, ta ju näeb, ta saab ju aru, eks ole, ja ta võib seda võtta ka nagu näed, et nüüd ema on ka veel õnnetu, eks ole, mina olen õnnetu, nüüd on ema ka veel ja isa ka veel õnnetud. Et pigem ikkagi siis püüda mõelda ja öelda talle, et no mul kunagi oli, kui mul kõige vanem poeg oli, temaga oli väga raske sedasi, raske seis ja raske läbi rääkida ja raske temani pääseda. See ei olegi nii, et võib-olla, et sa kaugened lapsest, aga ongi mingid perioodid, kus sa ei saa talle ligi lihtsalt. Et pärast jälle see läheb üle ja tulevad jälle helged ja toredad hetked. Aga siis mul oli üks, kes soovitas ja ütles niiviisi, et tead, et üks vanem naisterahvas ütles, et ära muretse, et ole lihtsalt nagu selja taga tal. Et ta tunneb, et tal on seljatagune kindel ja kindlustatud. Et seisa tal lihtsalt selja taga,
ja anna talle see kindlustunne ja ära ise muretse just, et sa selle ülemuretsemisega lood sellise ebakindla fooni talle. Ja ma kasutasin seda ja kui ma sellele peale niiviisi mõtlesin, siis hakkasid nagu kuidagi sellised nagu paremad lahendused ka tekkima iseenesest kuskil. Ma ei usu, et seal, mina küll ei oska selliseid kindlaid soovitusi anda, et see ikkagi lähtub nii lapsevanemast kui lapsest endast ja olukorrast, hetkeolukorrast, see võib väga erinev olla. Aga see on samas väga põnev ka, et sa õpid läbi selle last ja iseennast ka tundma, et võtta rahulikult. Nii kerge öelda, nii raske teha, ma tean. Jaa, ka. Aivar, kuidas sina suhestud sellega? Mina olen sellega 3 korda suhestunud. Ja mul on tegelikult selline lapsevanematele, kellel lapsed on jõudnud sinna sellisesse siis puberteediikka, et mul on selline hea sõnum. Et puberteet ei ole haigus. See on üks väga väärtuslik periood lapse elus. Ja kui proovida seda seletada sellise täiskasvanud inimesele, lapsevanemale, siis see on põhimõtteliselt see puberteet on siis olukord, kus aju limbiline süsteem ehk lähenemise mehhanism hakkab 7-kordse kiirusega kasvama. Ja siis see eesajukoor, mis siis vastutab nagu pidurdamise ja roolimise eest, eks, siis see jääb totaalselt maha. Mis tähendabki, et meil on piltlikult öeldes auto, mille gaasipedaal on põhjas ja rooli ja pidurit ei ole. Ja see on füsioloogiliselt, ongi nagu olukord, kus me ei saa sellelt noorelt inimeselt nõuda vastutamist. Me lihtsalt ei saa, see ei ole, tal ei ole ajus seda kohta, kus füsioloogiliselt sünaps saaks tekkida. Ja kui me seda teame, siis me suudame ilmselgelt olla pisut rahulikumad. Ehk me saame aru, et tegelikult ei ole tegemist totaalse katastroofiga, vaid tegemist on ühe perioodiga minu lapse arengus, kus nüüd minult nõutakse ühte väga olulist sammu. Ja mul on selline isiklik teooria, et see on loo ja väga geniaalne liigutus, see puberteet, et enamasti lapsevanem on selleks ajaks jõudnud vanusesse, kus ta tunneb, et ta teab, kuidas elu käib. Ja on tekkinud teatud siuksed väga selged raudsed süsteem, eks ju. Ja nüüd korraga, eks ju, siuke kindlus on üles ehitatud, ütleme. Ja nüüd korraga prõmmitakse selle kindluse uksele ja väga ootamatust kohast, eks ju, seest. See uks murtakse maha. Mida kõrgemaks on need seinad ehitatud, seda jõulisemalt see uks maha murtakse. Ja nüüd on küsimus, mida siis lapsevanemana teha selles olukorras. Siis minu vastus on lihtne. See on õppetund tingimusteta armastuse omandamiseks. Et nii nagu sa ütlesid väga ilusti, Pille, see on lapse taga seismine. Et ta teaks ja tunneks, et tema selja taga on tegelikult inimesed olemas, kes teda toetavad siis, kui on abi vaja. No see mõiste tingimusteta on loomulikult armastuse ees täiesti mõttetu, sest armastus ongi tingimusteta. Muidu ta on mina sulle, sina mulle kaubandus, eks. Aga lapsevanemana teadvustada seda, et sa vaatad seda last, kes oli armas, tore ja nüüd on ta põrguline, eks ju. Ja sa ei saa aru, mida sa saaksid teha, siis tegelikult lihtne. Austa teda nii, nagu ta on. Ja see austus ongi aluseks tingimusteta armastuse mõistmisele. Ja see on nüüd see kasvatuslik moment, eks ju. Kui seda ei suuda, kui hakata kangutama jõuliselt, siis lähevad asjad halvaks. Esimese lapsega, esimese tütrega ma õppisin ja mul oli väga keeruline. Meil kõigil oli keeruline. Pojaga ma pean tunnistama, et see oli üks
elu muutvamaid olukordi, kus ma tundsin, kuidas täiskasvanud inimene, lapsevanem on võimeline sekundiga õppima. Nagu kõik lapsevanemad, ma tahtsin oma pojale parimat aga selles vanus 14, siis tekib see paratamatu lohakus õppimises, eks ju, huvi kadumine ja nii edasi. Seda tuleb ette, see võib olla väga lühikene aeg, aga see võib olla ka pikem aeg ja siis ma sain aru, et ma ei suuda oma suud kinni hoida, kuni siis ühel hetkel mu 14-aastane poeg küsis, et isa, kas midagi on hästi ka? Sa ainult vingud. Rohkem ei öelnud mitte midagi, ma sain nagu puuga pähe, ma vaatasin 14-aastane, peaaegu minu pikkune. Ja mul tuli meelde minu oma lapsepõlv, mul tuli meelde, kui mina olin 14 ja tuli meelde, kuidas mul ei olnud isa. Mul oli isa ja ema lahutatud ja ma kohtusin alles paarkümmend aastat hiljem oma isaga. Ja ma mäletan, korraga tuli meelde, kuidas ma mõtlesin, et kui mul oleks isa, kes ütleks, et poiss, kõik saab korda. Ja sellel samal hetkel ma ütlesin oma pojale, et palun anna andeks. Et mul ei ole isa olnud, ma ei tea, kuidas hea isa käitub selles olukorras. Ja ütlesin, et ma ausõna, ma mitte kunagi enam ei tänita. Kui peaks juhtuma, palun ütle kohe. Ja ma tänan, et sa oled nii aus. Ja ma ütlesin talle, et ma tahan olla sulle toeks. Ma tahan olla su kõrval. Nagu sa, Pille, ütlesid, ma tahan olla su selja taga ja hoida, et sa teaksid, kõik saab korda. See oli minu lugu. Ja ma arvan, et see on ka üks võti tõesti, et ausalt öelda, mida lapsevanem ütleb ausalt lapsele, mida ta tegelikult ise selles olukorras tunneb. Et see on nagu suur asi, sest laps ju ei tule selle peale, et vanem võiks midagi niisugust tunda, nagu ta tunneb. Et see on nagu nii suur asi neile, et see on ka meile suur asi, sest ma pean tunnistama, et meie suhe päeva pealt pojaga muutus ja on tänase päevani nagu suurepärane. See on hea, et sa selle välja tõid, et lapsevanemana üks asi tunnistada oma viga, julgeda paluda vabandust, et see lastele läheb väga korda ja tunnistadagi, et ma ei tea ju, kuidas olla hea ema, et sina ju aitad ja toetad mind selles. Et see on hästi suur väärtus. See on hästi suur väärtus. Aga Piret, kuidas sina psühholoogina võib-olla, ma arvan, oled päris palju kokku puutunud selle usalduse teemaga vanema ja lapse suhtes, et kuidas sina toetad neid vanemaid, kes ütlevad, et nad on natuke raskustes sellega, et kuidas seda suhet hoida sellise mõnusana või võib-olla kui see ka kadunud on või neil on see tunne, et on kadunud, et kuidas seda siis taastada? Jah, eks iga lugu on erinev, nagu siin ka juba jutuks tuli ka ühe pere sees. Kõik me oleme erinevad, lapsed on erinevad ja ka me lapsevanemana ise muutume ja areneme ja et millisel ajahetkel võib see raskus tulla, et see võib ka olla väga erinev. Et meie poole pöördutakse ka juba väikeste lastega, kui lapsevanem tunneb, et ta vajaks toetust, et just selles teemas, et mis puudutab siis näiteks vanemlikke oskusi ja seal võivad ka olla väga sellised erinevad põhjused. Ja eks see selline koos kasvamine ongi tee ja sellel teel võib tulla erinevaid käänakuid hoolimata sellest, et kuidas siis lapsevanem on vanemana nii-öelda toimetanud, aga eks see selline põhjaladumine hakkab kohe algusest peale, et loomulikult mida rahumeelsem on kodus olemine, olukord, mida lähedasemad on suhted, et see on juba see, millele saab ka nii-öelda edaspidi tugineda, kui mingil põhjusel peaksid tulema ka raskemad ajad. See on üks, mida saab lapsevanem nii-öelda meeles pidada, mis ei tähenda seda, et elus ei võiks tulla erinevaid asju, et mille vastu me keegi ei ole kaitstud. Minnakse lahku, toimuvad erinevad väga rasked olukorrad inimestel, kas on seal töökaotus
või näiteks on majanduslikult väga raske olukord, erinevad haigused, et me ei pruugi täiskasvanutena alati olla need kõige tugevamad ja kõige tasakaalukamad, et see on ka see koht, mida peab arvestama, et peab ka enda suhtes olema leplik ja ennast toetama ja otsima siis ka neid võimalusi, et kuidas ma saan olla ise toetatud, et ma suudaksin olla siis oma laste jaoks rohkem olemas. Ja need üks selline kindlasti on üks põhjus, miks need suhted võivad ka nii-öelda peresiseselt halveneda, on tõesti see, et milline on kodune olukord ja peresuhted. Ja see on, mis meie lapsi ka kohe mõjutab, nad on nagu indikaatorid. Et seda, mida me siis näeme näiteks psühholoogi töös sageli, on see, et kui erinevatel põhjustel ongi peres näiteks raskemad ajad, et on seal pikaajaliselt näiteks ema-isa vahel suhted halvad või on tõesti lahutusprotsess, mis võib ka olla pikaaegne, kui sellele järgneb veel selline kahe kodu vahel ja see kahe kodu vahel ei olegi see raskuskoht, peamine raskuskoht on see, kui lapsevanemad ei suuda omavahel nii-öelda siis piisavalt neutraalselt läbi saada, mis hakkab siis mõjutama näiteks last. Ja siis ükskõik, mis vanuses laps siis on, et seda kindlasti mõjutab. Ja loomulikult jah, ka lapse arenguetapid on need, mis võivad sellesse suhtesse muutusi tuua, et jah, väga sageli ongi niimoodi, et laps on väike ja rõõmus, teeb erinevaid asju, on nii-öelda need suhted kodus korras suuremaks saades ilmneb, et lapsest on saanud noor inimene, kes mõtestab enda jaoks ümber teatud teemasid, tahab teha ise oma valikuid ja toimub ka siis see nii-öelda normaalne eraldusprotsess ja ta tahabki rohkem olla omaette, oma eakaaslastega ja võib-olla nii palju enam endast ei avalda lapsevanemale, et mis võib lapsevanemas selle mure kohe tekitada. Et me ei saa enam nii hästi kontakti, et ma ei tea, et kas mu lapsel on muresid või kuidas siis nii-öelda seda suhet taastada. Ja siis saabki nendel erinevatel teemadel rääkida, olenevalt siis lapse vanusest ja vaadata ka seda üldist pilti, et mis toimub peres, kuidas läheb lapsel koolis, et millised on tema sõbrad ja kas seal võib olla veel midagi, näiteks siis lapse vaimsest tervisest seisundist lähtuvalt. Ja kõike seda arvesse võttes saab ka siis tõesti laste lapsevanemat toetada. Ja jällegi meie praegusel sellisel infoajastul ja kuna praegu on väga palju meil erinevaid materjale, erinevaid raamatuid, et siis tasub jälle vaadata, et kui jääb sellisest peresisesest kas siis teadmisest või võimalustest väheks, et siis kindlasti vaadata, mida näiteks pakutakse, et meil on mitmeid programme ka Eestis, näiteks vanemlusprogramm Imelised aastad väikestele lastele vanuses 2–8, mis on siis koostöös Tervise Arengu Instituudiga ja kohalike omavalitsustega, et saab guugeldada, vaadata, et äkki saab sealt endale midagi. On näiteks Kordoni perekool olemas, tarkvanem.ee lehelt saab vaadata jällegi, et mis on just suunatud sellistele suhtlemisoskustele ja et kuidas siis kasutada seda aktiivset kuulamist või mida siis äkki suhtluses pigem vältida. Et selle mõte on jah selles, et need peresuhted saaksid nii-öelda tugevamaks. Aga kindlasti ka erinevad sellised abivõimalused on veel, et tasub kindlasti ka niipidi uurida. Et kui on tunne, et mure on suur ja tahaks, et lapsega see side oleks tugevam. Et siis need abivõimalused on tegelikult olemas, et tasub otsida ja uurida. Jah.
ma vahepeal veel mainin, et slido.com'is saab igaüks ka ise küsimusi küsida, et meil veerand tunnikest siin on veel lõpuni. Igaks juhuks ütlen ka selle koodi 585341 on ta siis slido.com lehel. Aga ma küsiksid, et sa tõid hästi sisse ka selle, et lapsevanem ise peab ka enda peale mõtlema, et ehk siis lapsevanema enda tass peab olema täis, et aidata toetada või et ta saaks toetada oma last. Et kuidas lapsevanem või millele see lapsevanem peaks tähelepanu pöörama, et siis see enda tass täis oleks? Pille, mis su esimesed mõtted on, mis selle küsimuse juures tulevad, et mis see lapsevanema fookus võiks olla või mis tasuks meeles hoida, mis kipub meelest võib-olla minema? No, üks asi jah, et see tass peab täis olema, aga ma olen nagu mõelnud selle peale ka, et siin enne oli juttu, et õpitakse ju tegelikult sellest, laps õpib sellest, mida ta näeb, et mida sina ise teed. Et kui ma ise olen hädas ja ma ei suuda oma valikuid teha ja ma kogu aeg kõik on halvasti ja et siis kas ta võtab selle üle või ühesõnaga see ei toeta teda, et kui ma enda elu korras hoian, sellega ma toetan ka oma last, et keskenduda tõesti enda peale ka rohkem. Et no ikka need samad asjad, et oled puhanud ja et sul on mingid hobid, millega tegeleda, et sul on sõbrad, kellega suhelda ja minu arust on ka see tore, kui sa saad oma sõprade tegevusse ka oma lapsi kaasata. Et ma olen tundnud, et see on lastele väga oluline, et kui nad tunnevad, et nad on oodatud ka sinu sõprade ringi. Et meil on siis selline kursus, kus me käime oma kursusega koos, ammust ajast juba lõpetatud ja üle 30 aasta tagasi. Ja me käime iga aasta koos, meil on mingid koosviibimised ja meie oleme sinna oma lapsi kaasa võtnud ja on veel vanemaid, kes on võtnud. See on nii, kuidas keegi tunneb. Neid ei ole palju. Aga see on kuidagi oluline, ma näen, ja et neil tekib omavahel mingi sõprusring, et me naerame, et okei, kui meie eest ära läheme, et kursuse kokkutulekud jätkuvad, et meil lapsed teevad ikka kursuse kokkutulekud edasi. Et see on nagu neile ka oluline, et nad näeksid, kuidas oma tassi siis täidad. Et jah. Piret, jah, väga nõus. Ja nii nagu vestlust alustasime, hakkame lõpetame ka, et oleme kõik praegu sellises keerulises olukorras ja kindlasti on meist väga paljudel muremõtted ja sellest teadmatusest ka tulevad need lisapinged, et see on üks oluline asi, mida nüüd siis jälgida nii enda vaimse tervisest lähtuvalt kui ka siis selles mõttes, et kuidas see mõjutab meie lapsi. Et tõesti teadlikumalt vaadata, et mis meil kodus toimub, et mida me ise saame teha väikestes asjades. Tegelikult peitub suur tugevus, et üritada hoida seda tasakaalu, mida me saame, selle üle, millel meil on kontroll ja püüda hoida siis oma nii-öelda peres ja oma kodus stabiilsena siis me kõik see, mis nii-öelda meie mõjualasse jääb. Vaadata, et kuidas me magame, kuidas me sööme. Üks asi, mida ei ole keegi suutnud praegu mõjutada, on loodus. Kevad tuleb, päikest tuleb juurde, valgust tuleb. On juba kindlam kõndida, nii et kui on võimalik minna koos lastega, minna ise ja katsuda olla ise võimalikult tasakaalus jällegi, kui mure läheb suureks ja ärevus läheb kõrgeks ja see segadus hakkab mõjutama meie igapäeva toimetulekut, sest meie ka oleme kõik erinevad ja me ei pruugi olla need kõige tugevamad. Siis vaadata, et millised on võimalused abi otsimiseks, pöörduda näiteks oma perearsti poole, kes siis saab ka teha sellise esmase hindamise, et saab toetada või siis saab samamoodi pakkuda sellised täiendavad toetavad teenused. Ja
ja üritada leida võimalikult palju seda sisemist ressurssi, et ma olen väga nõus, et nüüd on need ajad, kus pere on oluline, teiselt poolt see koroonakriis, aga kui on võimalik saada kokku, hoida kinni oma traditsioonidest ja hoida siis sellega nii-öelda seda turvalisust laste ümber, et tõenäoliselt oleme me nüüd selles ajas, kus me räägime rohkem hoiakutest, põhimõtetest ja väärtustest, et mis on tegelikult meiega kogu aeg, aga rahulikul ajal võib-olla nad ei tõuse nii nii-öelda fookusesse, et kui jälle otsida seda väikestki positiivset poolt, siis on meil praegu kõigil võimalus ka oma peresiseselt tuua välja siis see, mille eest me tegelikult seisame, millesse me usume ja mis kujundavad edasi siis meie laste tulevikku. Ma nüüd toon kohe sisse, siin mitu küsimust on tulnud, et siis Aivar saab siit kohe otsa lahti teha vastamisel. Võib-olla, et üks küsimus näiteks selline, et kuidas toetada põhikooli lõpuklassi õpilast, kes ei tunne huvi õppimise vastu, hinded on alla läinud, ei valmistu lõpueksamiteks ega katseteks, ehk siis see huvi on kadunud, motivatsioon ilmselt on kadunud, et mis mõtted teil oleks, et kui teie juurde tuleb siuke lapsevanem, kuidas te aitaksite? No, ma väga vabandan, aga see on nagu tegelikult, see on hästi isiklik küsimus. Iga seda last tuleb vaadata selles olukorras, kus ta on, ei ole olemas ühte sellist vastust, et astu 2 sammu vasakule, siis 2 sammu paremale, siis tee kniksu. Et siin on üks Piret tõi välja ennem väga olulise asja ja ma tahaks selle tuua nüüd siia juurde. See ei ole vastus praegu, otsene vastus sellele lapsevanemale, aga ma usun, et see aitab mõista. Usalduslik suhe, te ütlesid. Isiklik usalduslik suhe. Maailmas ei ole ühtegi tähtsamat asja kui suhe, sellepärast, et mitte ükski muu asi ei saa meie ellu tuua rohkem rõõmu ja rahulolu, aga ka kurvust ja valu. Mitte ükski muu asi. Järelikult suhe on maailma kõige tähtsam asi ja suhete kvaliteet määrab ära meie elu kvaliteedi. Ja kui me nüüd valime oma lastele kooli, tuleme sellesse aega korraks, nüüd tuleme see 8. juures sinna 1. klassi, me valin oma lapsele kooli ja minu käest on tihti küsitud, kuidas seda teha. Ja minu vastus on väga lihtne. Palun vali oma lapsele selline kool, kus sul tekib õpetajaga isiklik usalduslik suhe ja on tagatud see, et sinu lapsel tekib selle õpetajaga isiklik usalduslik suhe. Sest läbi selle isikliku usaldusliku suhte olete teie koos selle õpetajaga võimelised avastama selle lapse anded ja koos aitama need anded kujundada võimeteks. See on see, kust laps saab edukogemused ja kus ta leiab oma tuleviku. Ja kui see on tehtud, siis me oleme juba tegelikult eos võtnud maha need küsimused, eks. Sest see Ülo Vooglaid armastab öelda, et sellised anded, mis kujundatakse võimeks, et need ongi meie rahvuslik rikkus. Mul ei ole muud vastust, kui et palun püüa luua isiklik usalduslik suhe, kui see on siiamaani läinud kehvasti, aga palun veendu ka ennem, eks ju, et kui laps on nagu puberteedis selle sõna kõige paremas mõttes, et ta ei olegi võimeline looma neid vastutuseks ja otsustamiseks vajalikke seoseid, siis anna talle armu, lase tal olla, armasta teda nii, nagu ta on. Ja ütle talle, et kõik on korras, kõik saab korda. Et ma usun, et kõik saab korda, isegi siis, kui sa oled mures, ütle, et ma olen mures, aga ma usun, et kõik saab korda. Ja ära suru talle peale ühtegi asja, mis tundub, et sulle endale, et see on õige. Kui sa tahad rääkida oma tunnetest, siis see on okei. Ütle, mis sa tunned lapsevanemana, sest kui sa räägid oma tunnetest, sa ei saa solvata kellegi väärikust. Sest sul on õigus sinu tunnetele ja jäta lapsele ka see sama võimalus, eks ju. Õpeta talle teda kasutama seda mina sõnumit ja rääkimist oma tunnetest. Et see on minu soovitus selles olukorras.
Pille, et meie juurde satub väga palju selliseid juhtumeid, kus noor ise tunnistab, et ta tõesti, tal ei ole enam seda huvi, ta tunneb, et ta on pahuksis võib-olla sellega, et ta ei leia enam seda huvi või motivatsiooni enda seest ülesse. Et kuidas sina toetaksid lapsevanemat, kes selles praegu siis tuge või abi vajab? Ja, et siin juba ühel pool öeldi, et siin ei ole nagu niisugust ühte retsepti, et siin tulebki väga erinevalt läheneda, et tavaliselt saabki siis lapse käest küsida, et uurida, et mis selle taga on, kuhu see motivatsioon kadus või miks teda pole olnud või mille vastu ta siis tunneb huvi. Et mul on selline kogemus oma noorema pojaga, et tema oli hästi suure saavutusvajadusega ja õppis viitele ja läks gümnaasiumis, siis ta oli nii pettunud, ütles, et seal ei ole mitte midagi erilist, et kõik läheb täpselt samamoodi edasi nagu siiani, ta lootis nagu kuidagi nii palju. Ja see võttis tal selle motivatsiooni maha ja ta ise oli mures selle pärast ja siis me avastasime koos, et ta võiks nagu mingi kaalukauss on paigast ära, et mis selle nagu tagasi kaaluks, et aga mille vastu siis huvi tunned. Ja siis ma palusin, et ta hakkaks otsima, et midagi väljastpoolt kooli, mille vastu ta siis huvi tunneb. Ja siis ta leidis ühe spordiala, millega ta väga innustunult hakkas tegutsema ja see kuidagi, ja siis kuidagi see kool tuli nagu sinna nagu järgi sellele asjale. Et võib-olla see, et kui laps ei tunne huvi kooli vastu ja ta on selle nagu see on tal keeruline ja raske ja ta ei taha sellega tegeleda, siis ärge suruge teda sinna auku, kuhu ta ei taha minna. Et leidke siis midagi, kus ta saab nagu õnnelik olla ja rahul olla ja siis võib-olla hakkab vaikselt see kool ka järgi tulema. Aga see on nii raske, ma tean, et see on raske ja see ongi võib-olla see koht, kus võib tulla karjäärinõustaja juurde. Koos lapsevanemaga või tähendab lapsevanem koos lapsega, laps koos lapsevanemaga ja käia mitu korda kas või, et see võõras inimene seal kõrval vahest on nagu, näeb sellist nagu sellist laiemat pilti või mis iganes, oskab mingisuguse kuskilt mingi märksõna anda, mis toetab. Ja mitte unustada motiveeritud sugulasi, eks. Et keda demonstreerida sellele lapsele, eks, et kui küsimus on puhtalt motivatsioonis, siis sellise innustunud ja eduka inimese nägemine on kindlasti üks võimalik lahendus, eks, selles olukorras. Meie aeg hakkab lõppema, et hästi armas oli, et siit enamus need kommentaarid olid lihtsalt kiitvad, et väga hea ja sisukas vestlusring ja oodati, et kas on ikka järelvaadatav, jah, on järelvaadatav, aga väga hästi klapib viimane küsimus ka minu mõttega, mida teilt siin viimaseks igalt ühelt küsida, et ühte konkreetset elumõtet või motot, mille järgi siis toimetada, et siin on küll küsitud, mille järgi teie ise toimetada, aga võib-olla, kuna me oleme suunatud lapsevanematele, et siis võib-olla see üks mõte, mida teie suunaksite lapsevanemale, et millest lähtuda siia lõpetuseks. Et Aivar, kas sul on kohe olemas, et nõuab natukene mõtlemist? Ma olen tihtilugu näinud lapsevanemaid selles kõhkluses ja kartuses, et nad kardavad oma last, nad vaatavad nagu kristallvaasi, eks ju, tihtilugu. Osa on nagu sellised väga jõulised, teised on nagu kartlikud ja tihtilugu nende kartlikega on tegelikult veel suurem probleem kui nende jõulistega, sest lapsed vingerdavad sealt jõuliste alt ära. Kartlike puhul ma ütleks, et kui kardad, ära tee, ja kui teed, ära karda. Et kui sa kardad, et midagi nüüd sellest, mida sa oled plaaninud ja kuidas sa oled plaaninud oma last aidata, eks, et see ei toimi, siis ära selle kartusega palun mine sinna protsessi. Ja kui sa siis oled ennast kogunud ühel hetkel ja tunned, et nüüd ma teen selle ära, eks ju, siis pane see kartus kõik kõrvale ja mine ja tee ja toimeta siis. Ole oma lapsele toeks, ole aktiivne, otsi need aktiivsed sugulased juurde ja toimeta ja tegutse täiega. Aitäh. Ja, et peretoetus on oluline. Ükskõik, on laps, on täiskasvanu, on meie vanem generatsioon või alles sündivad lapsed. Et see on meie ressurss ja tugevus.
ja hästi kiiresti ka kommentaariks selle motivatsioonipuuduse kohta, et väga nõus, et proovida leida lapseni see kontakt ja vaadata, et kui palju ta kaasa tuleb või siis küsida, et kas saaks keegi teine teda veel aidata. Et kindlasti julgustada teda võtma ühendust oma koolipsühholoogiga, kui koolis psühholoog on, ja või võtta ise kooliga ühendust. Et kindlasti võib tulla ka Rajaleidja keskusesse, sest selle motivatsiooni puuduse taga võib olla väga erinevaid põhjusi. Seal võib olla õpiraskus, seal võib olla tõesti ka sellise pingega toime tulematus, 9. klass ja ärevus, seal võivad ka olla juba meeleoluhäired, et otsida siiski ka seda abi. Jällegi võib pöörduda perearsti poole ja saab sealt edasi kas siis näiteks teraapiafondi raames kliinilise psühholoogi konsultatsioonile või siis ka ise otse pöörduda näiteks siis lastepsühhiaatri poole, kui tundub, et noorel tegelikult see vaimne tervis on oluliselt halvenenud ja et kasutada need abivõimalused ära. Aga jaa, et olen jällegi väga nõus, et leida need oma pere ressursid ja et minuga on juba aastad kaasas käinud Soome psühhiaatri Martti Paloheimo raamatust, ammune raamat, eesti keeles ka juba väga ammu avaldatud Lapsepõlve mõjud. Et see algab sellise tundmatu luuletaja ridadega, et mitte millelgi ei ole lõpuks mitte mingit tähtsust, ei millelgi, ei mitte mingit, kui ainult sellel, et lapsi armastataks. Mis tegelikult võtab hästi sellised lihtsad sõnad, aga väga sügava mõttega. Ja võib-olla tänase päeva kontekstis võib selle sõna lapsed asendada ka sõnaga inimesed. Just ilus mõte. Pille? No nii ilusad mõtted, et mul tuli endal jälle mingid pildid silmad, et oma lastega suhtlemisest ja siis ma võin öelda ainult nii palju, et kui asjad lähevad nagu igatpidi nagu üle võlli ja kõik on jama ja ta nagu siil, sa ei saa teda isegi puutuda ja sa ei tohi isegi ta tuppa minna. Et siis lihtsalt tunda tänulikkust ja olla nagu luua enda südamesse õnnetunnet üldse olemas on. Ja siis sealt pealt saavad hakata tulema ka mingisugused head mõtted või head sõnad, noh, need õiged sõnad, mitte head, aga need õiged sõnad või see õige lähenemine või see õige tegu saab sealt pealt tulema hakata. Et enne luua see tänulikkuse tunne endas, et ta üldse olemas on sul ja see õnnetunne ja armastuse tunne, et see on nagu kõige tähtsam. Aitäh teile! Et sellised ilusad mõtted siis lõpetuseks nii Piret kui Pille tõid välja, et abi saamiseks on väga erinevaid kohti, et julgege küsida abi ja pöörduda. Et üks võimalus on seesama karjäärikeskus ja karjäärinõustamine, psühholoogi abi ja nii edasi, et erinevaid võimalusi sai täna välja toodud ja neid on ka rohkem. Et julgege küsida abi, see abi on olemas ja uskuge, et te saate hakkama, ärge ise ennast ära unustage, et see on kõige tähtsam ja armastagem lapsi. Aitäh teile, et te kuulasite ja vaatasite meid ja ilusat õhtu jätku ja jaksu ja jõudu oma laste jaoks olemas olla. Aitäh! Praegu Töötukassa karjäärikeskuses, kuhu me oleme koondanud kõik erinevad karjääriteenused. Ja mis see tähendab?
See tähendab seda, et kui me vaatame muutuvat tööturgu, siis järjest enam on inimestel vajalik teha teadlikke otsuseid. Meil on tulnud väga palju erinevaid töötamise vorme, alates tööampsudest kuni kaugtöötamiseni välja. Ja kui inimene otsustab midagi minna õppima või vahetada töökohta või teha karjääripööret, siis need on need hetked siin elus, kus on hea konsulteerida ühe neutraalse inimesega, võib-olla osaleda kusagil grupitööl, et saada enda jaoks teada, mis on need tugevused, et see otsus oleks võimalikult õige ja hea enda jaoks. Siia karjäärikeskusesse võivad sisse astuda kõik inimesed, alates õpilastest, mida hakkab siin ka klassiekskursioonide näol tulevikus olema, töötavad inimesed ja loomulikult ka pensioniealised inimesed. Kõikide inimeste jaoks on siin võimalik leida mingisugust tegevust, kas enda analüüsimisel, enda proovile panekul või siis tõesti ka individuaalsel karjäärinõustamisel või osaledes erinevatel grupi nõustamistel või töötubades, nii et kõikidel inimestel. Meil on esindusi Tallinnas tõepoolest 4. Töötukassa on viimastel aastatel väga palju sihtgruppe laiendanud, et meie jaoks ei ole klient enam ainult tööd otsiv inimene, meie jaoks on klient ka töötav inimene ja alates eelmise aasta algusest ka kõik kooliõpilased, kes saaksid esimese kokkupuute sellega, mida tähendab enda analüüs, enda tugevuste välja selgitamine selleks, et teha õigeid õppimisotsuseid ja õigeid töökoha valiku otsuseid tulevikus. Ja loomulikult on see ju seotud sellega, et mida parem see otsus on, seda õnnelikum on see inimene ja tõenäoliselt on see sissetulek ka ju tulevikus suurem. Ma arvan, et selline ainukordne, mida tõesti ei ole, julgen öelda, teistes Euroopa riikides, on just see võimalus tulla siia ise ja proovida läbi nende erinevate ekspode. Meil on üle 10 erineva ekspo, alates sellest, kuidas enda võimeid proovile panna, võib-olla, et kuidas enda tausta natuke uurida, kui selleni välja, et on võimalik panna ennast proovile tööintervjuul. Inimene läheb siit minema enesekindlamana, teadlikumana ja informeeritumana. Selleks, et siis teha enda kas õpingutes valikuid või töökoha või töövaldkonna osas valikuid. Ja karjäärinõustamine ei pea toimuma ainult ühe korra. Võib-olla esimene kord tehakse testi, järgmine kord analüüsitakse, nii et igal juhul see lõpptulemus siit saab olla see, et see inimene on mingis osas enda suhtes teadlikum. Aga see küsimus tuleb muidugi ise endale püstitada, et mida see inimene siia tuleb otsima. No me näeme tegelikult seda, et järjest rohkem on inimesi, kes õpivad ka veel 50-ndates, ka juba on tulnud neid, kes lähevad kõrgkooli 60-ndates ja ma arvan, et see põlvkond, kes praegu on siin ütleme kõige paremas tööeas 30-40-ndates, on juba arvestanud sellega, et nemad töötavad kuni 70 eluaastani ja ütleme nii, et iga 5 aasta tagant enda teadmiste taastamine peaks kindlasti toimuma. Enda karjääri planeerimine ongi nagu, selle üks osa ongi ka elukestev õpe, ka selle planeerimine. Et me mitte ainult ei lähe tööle ja ei tööta, kuni siis lõpuks ei jaksa enam, vaid me ikkagi nagu mõtleme, kuidas teha tööd ka niimoodi, et me tervis säiliks. Et ka siin selles karjäärikeskuses on olemas kohe eraldi ekspo selleks, mis nagu jällegi teadustab inimeste sellist tervisliku töötamise võimalusi. Me võime käia väga kallitel koolitustel, väga kauakestvatel koolitustel, aga kui me pole enda jaoks välja mõelnud seda, et kas tegelikult see eriala, mida me omandame, meile ka tõesti pakub, siis me lihtsalt käime ja teeme seda tööd. Kui me natukene teame seda, mis meile pakub, millises suunas on meie anded ja me õpime ka seda eriala veel juurde, siis me lihtsalt oleme konkurentsivõimelisemad paratamatult. Ja ega maailm ja töömaailm muutub igal juhul konkurentsivõimelisemaks, ega mitte vähemaks ta jää, et pigem võib tulla rohkem, aga ta kindlasti muutub mitmekesisemaks ja mitmekülgsemaks. Ja sellepärast ongi nagu tarvis kogu aeg mõelda, et milliseks kujuneb minu töö või milliseks võib kujuneda minu järgmine töö tulevikus. Need teadlikud otsused. Et aidata inimesi karjäärivalikute tegemisel, oleme me jõudnud karjäärikeskusesse ning siinkohal te näete erinevaid eksponaate ning saate tulla katsetama oma võimekusi, saate samuti analüüsida oma oskusi, keda kõnetab karjäärimuutus, samuti saate siia tulla ning teha läbi erinevad huvitavad küsimustikud. Kõigepealt tutvustaksin teile oskuste ja huvide seljakotti. Siinkohal inimene saab analüüsida oma huvisid ja oskuseid. Ja me näeme, et siin joonistuvad välja erinevad suundumused. Inimene analüüsib, kui hea ta on selles või selles valdkonnas, kuidas ta tunneb ennast selles valdkonnas. Kui inimene soovib analüüsida oskuseid, siis on ka see võimalus. Ja inimene vaatabki, kui hästi ta tunneb ennast nendes olukordades.
siinkohal siis tulebki võtta see aeg ja vaadata ja rahulikult analüüsida. Ning kui te soovite minna ka edasi karjäärinõustamisse, siis kindlasti aitab just nimelt selline iseenda tundmine väga hästi asjale kaasa. Ja nüüd oleme me jõudnud võimekuse eksponaadi juurde. Siin saab inimene proovida enda võimekusi erinevates valdkondades. Siin me näeme käelist võimekust, siinkohal siis reaktsioonikiirus, ruumiline mõtlemine, värvivõimekus ja ka keeleline võimekus. Et eesmärgiks ongi mitte siis minna vastu sellele raudribale. See on väga hea tulemus. Ehk siis saab analüüsida, millistel ametikohtadel on just sellest võimekusest näiteks kasu. Aga vaatame ka reaktsioonikiirust. Siinkohal tuleb siis proovile panna, kui kiire te olete. Väga hea. Nii, ja tulemus on 25, mis on ka väga hea tulemus. Nüüd liigume edasi ruumilise mõtlemise juurde, siis just on hea tulla siia ja natukene katsetada, et kui hea on sinu ruumiline mõtlemine. Oleme jõudnud värvide juurde, mida tuleb teha. Reasta siia põhivärvid tumedamast heledamini. Inimene proovib ise järgi kenasti, paneb värvid paika ja kui ta on nüüd oma valikus veendunud, siis miks mitte kontrollidagi ja vaadata, et kuidas see tulemus on. Astume sisse meie tööle ja kooli kandideerimise intervjuu boksi. Siinkohal saab inimene valida, kas ta soovib kandideerida tööle või soovib ta kandideerida kooli. Siis, nagu te nägite, küsitakse teie käest küsimusi. Ja küsimused on siis kõige populaarsemad küsimused, mis võivad ette tulla kas kooli kandideerides või tööintervjuul. Kogu aeg jälgib teid kaamera, ehk siis kui te olete teinud oma soorituse, vastanud kõigile 13 küsimusele. Aitäh! Räägi palun, millised inimesed sulle meeldivad ja millised inimesed sulle ei meeldi? Siis on võimalik ka saata tulemus oma e-maili peale ning vastavalt siis analüüsida kas karjäärinõustajaga või karjääriinfospetsialistiga või siis ka kas või iseseisvalt. Ja see on ainult väike osa kõigest sellest, mis meil teile pakkuda on. Tulge ja külastage Eesti Töötukassa karjäärikeskust.